Jõu, täna õpime, kuidas teha korteris Icepick stooli siis. Põhimõtteliselt, mis sa enne pead oskama, on kindlalt korteril double bag. Pead olema nagu sellega päris mugavalt tundma ennast, et kuidas sa täpselt sinna peegid toru peale saad ja kuidas su keha sellest nagu kaalult asetub selle korteri suhtes. Et Icepickis läheb kindlalt neid samu elemente vaja ja veel nagu rohkem, et neid tuleb osata kindlalt. Et Icepickiga on see, et kogu triki idee seisneb selles, et sa tasakaalustad oma puusadega ja käte abil siis ka. Et võiks siis lahti võtta niimoodi, et samm 1, et sa lähened korterile suht samal kiirusel nagu double bag'i tehes. Samm 2, kui sa tunned, et su esiratas puudutab toru, siis hakkad pöörama ennast 90 kraadi. Samm 3, liigud siis kehaga kuskile siia ratta keskele, sadula juurde. Oled sellises asendis, kus oled pigem nagu tahapoole kaldu. Ja siis viimane samm oleks sissehüppamine. Sissehüppamine põhimõtteliselt on sarnane nagu double bag'is, et sa lihtsalt hakkad minema kogu keha raskusega korterisse sisse tagasi. Et kindlalt vaata sinna, kuhu sa lähed enne ja siis hakkad liigutama alguses puususid ja lenksu, et korterisse sisse. Võid teha ka väikse bunny hopi, aga see on pigem edasi jõudnud, et saab lihtsalt sisse kallutada. Ma arvan, et Ice'il aitab kindlasti see, kui sa võid ka leida näiteks sellise korteri, kus ei ole üldse toru peal. Et tegelikult on alguses lihtsam seda peegi seal selle tasakaalupunkti leida, kui sul ei ole seal üldse mingit libedat pinda. Natukene kindlasti läheb peeg üle ka toru sinna korteri peale ja toetab selle puidu peale, et see hoiab sind ka kindlalt paigal. Peamine on ka see, et sa peaks oskama manuali enne Icepicki, sest Icepickis seismine on täpselt sama liigutus nagu manualis olemine. Täna selgus, et metallpeeg hoiab lihtsamini korteri peal. Plastikuga toru peal sa kindlalt liigud veits rohkem edasi tagasi. Samas, kui sa õpid näiteks Icepick grindi korteri peale, siis see jällegi aitab sind kindlasti nagu paremini libiseda. Alguses võid üldse niimoodi proovida Icepicki, et sa lihtsalt paned ratta sinna koopingu peale juba valmis ja tõstad lihtsalt esiosa üles samas asendis nagu manuali. Ja siis proovid seal lihtsalt võimalikult kaua tasakaalustada ennast. Üks tüüp, tegelikult neid on palju, aga Brent Moore näiteks YouTube'is otsige üles, seisab ülikaua. Meil oli kunagi Tartus selline tüüp nagu Remo, tüüp seisis seal mingi peaaegu 5 minutit mõnikord Icepickis. Mis veel kindlasti aitab, on see, et kui su rattal on pidur, kui sa oskad tailtappi, siis tailtappis ka ju hoiatakse pidurit samamoodi põhimõtteliselt seal korteri peale seistes. Et Icepickis on sul ka tagaratas on tegelikult niimoodi seal puidu vastas, et sa saad piduriga seda lukku tõmmata. Ja sealt tulevad igast kombinatsioonid ka, sa võid teha Fufanudu Ice, sa võid teha igasuguseid Icepicki kombosid, Icepick Foot Jam, Icepick Fakey, neid kombosid on täiega palju. Kindlasti võid vaadata Mark Webbi videosid, tema paneb Icepicki ükskõik mis trikkide vahele kuskile. Icepickiga võid lihtsalt sisse hüpata nagu korterisse, niimoodi, et sõidad seal selle ääre juures ja siis hüppad ja surud vastu. Et Icepick on väga lõbus trikk, õppige see ära, sest sellega saab palju fannida ja kortereid on spotis päris palju. Nii et tulge ja õppige selgeks. Jõu, täna õpime, kuidas teha korteris Icepick stooli. Täiega rets.